Nii, tere kõigile. Täna ma räägin teile natukene tehisintellektist ja sotsiaalmeediast ja kuidas need kõik omavahel kokku käivad, et millised ohud seal on, kuidas erinevaid tööriistu kasutada ja ma loodan, et kõik saavad mingit head infot. Et ma alustaks tegelikult kõigepealt sellega, et neid tehisintellekti tööriistu tuleb kogu aeg juurde. Neid on lihtsalt nii palju, et väga raske on hoida kätt pulsil ja öelda, et millised need kõige paremad on ja kõige sellisemad asjalikumad, kuna see vahekord pidevalt muutub. Ja üks soovitus, mis mul on tegelikult see, et kui tahaks mingi asja jaoks kasutada neid, siis pigem võiks istuda tiimiga või ise mõelda, mis on need tüütud ja igavad tegevused, mida arvuti saaks näiteks minu eest ära teha või mida mul oleks lihtsam, kui ma saaksin automatiseerida. Ja kui see nimekiri on olemas nendest tegevustest, siis selle nimekirja järgi on lihtsam teha teine nimekiri tööriistadest, mis oskavad teha seda tegevust, mis sul parasjagu vaja on. Ja ma olen pannud siia kaks linki. There's an AI for that ja Futurepedia. Mõlemas on hästi palju erinevaid tööriistu kokku kogutud ja sealt saab neid otsidagi funktsiooni järgi. Et tahad näiteks mingit Excelit muuta või tahad pilte genereerida või videosid. Et sealt saab otsida ja vaadata, millist tööriista võiks kasutada. Et väga muidu jääbki asi selle taha, et kogu aeg lihtsalt avastad uusi ja uusi tööriistu ja sa ei tegelegi muuga kui katsetamisega, mitte selle sisulise tööga. Ja siin on väga nagu selline hea karikatuur, et AI-ga tegelikult või selle tehisintellektiga saab ka üle pingutada. Et siin on kontoris, et ühes kontoris kolleeg kiitleb, et näed, et ma kirjutasin ühe rea ja tehisintellekt kirjutas sellest ilusa pika kirja ja ma saan nüüd teha näo, et ma kirjutasingi selle kirja. Ja teises kontoris näitab, et oh, näed, vaata, ma sain selle igava pika kirja, ma lükkasin selle tehisintellekti ja siis ta tegi mulle üherealise kokkuvõtte. Et tegelikult peaks mõtlema selle peale, mis on päriselt mõttekas. Väga palju neid tehisintellekti tööriistu praegu on lihtsalt ägedad, selles mõttes, et on fun, aga kas nendest ka nagu selles mõttes kasu on, et kas nad aitavad sul produktiivsem olla või rohkem raha teenida või et nagu väga kriitiliselt peakski mõtlema, et kas alati on üldse vaja mingit tehisintellekti tööriista või on selleks paremaid mooduseid. Ja tegelikult neid keelemudeleid, LLM kutsutaksegi large language model, neid on päris mitu. Ja ma olen tegelikult kohanud päris palju, et inimestel tihti on tehisintellekt võrdub nendele chat-GPT-ga, sest see oli lihtsalt üks selliseid suuremaid ja populaarsemaid ja siiamaani kõige kasutatavam. Ja tegelikult on olemas Microsoftil enda oma ja Google'il ja need on ja Metal ja Anthropicul on Claude, et tegelikult neid on niisugust 4-5, mis on populaarsemad, erinevad ja nende all on veel eraldi mudelid, pluss on veel niisuguseid vähem tuntumaid ja tegelikult on väga raske öelda, milline nendest on kõige parem, et mida peaks kasutama, et ma ise olen ka neid erinevaid proovinud ja mõned on ühtedes ülesannetes paremad, teised on teistes. Näiteks eestikeelset teksti minu arust kirjutab Claude kõige paremini. Samas chat-GPT meeldib mulle ideede jaoks. Ja ma pärast näitan ka, et Perplexity on näiteks üks, mis mulle meeldib, kui ma tahan mingeid faktipõhiset infot saada, sest et see chat jälle kipub võib-olla mingeid asju välja mõtlema. Et tegelikult ma julgustan proovima neid erinevaid ja siin on ka link ühele lehele, mis proovib neid võrrelda, et mis on hetkel see kõige parem, aga sõltuvalt ülesandest tegelikult peaks ise proovima. Ja selle keelemudelite juures on see ka, et väga paljud proovisid seda kunagi alguses ja vaatasid, et et sealt tulid suht kehvad tulemused ja suht nagu halvad vastused.
ja loobusid selle kasutamisest. Tegelikult ma ütlen, et nende uute versioonidega nad on läinud väga-väga palju paremaks ja üks niisugune vale arusaam, mis ka ma olen märganud, on see, et paljud mõtlevad, et see tehisintellekt või siis ChatGPT, et see on selle jaoks, et Facebooki postitusi kirjutada ja muu jaoks ta ei sobi või et noh, et see on põhiline, mille jaoks seda kasutatakse ja siis, et aga kuna mina ei kirjuta Facebooki postitusi, siis mul pole seda vaja. Et tegelikult saab sellega teha väga-väga palju erinevaid asju ja ma soovitakski, et hoida brauseris see tab lahti või see äpp telefonis, et lihtsalt harjutada selle kasutamist. Et minu arust isegi tekstide kirjutamisest veel parem on ta selles, et lihtsalt anda sulle ideid, et tehagi nagu sellist brainstormi või ajurünnakut, et kui sul on mingisugune probleem või ülesanne, mis sa pead tegema, et las ta siis pakub võimalikke lahendusi või ideid näiteks või kui tahaks midagi teha, sest et ta suudab hästi lühikese ajaga leida hästi palju erinevaid vaatenurki ja võimalik, et tõesti, et sa tuleksid ise ka nende peale, aga lihtsalt mitte nii kiiresti. ja siis sa saad oma ajuressurssi kasutada selle jaoks, et vaadata ja ehitada nende juba välja pakutud ideede peale midagi juurde. mitte siis, et neid kõige tavalisemaid ideesid alguses, et noh, minul isiklikult on lihtsam, kui ei ole ees tühi paber, vaid et on juba mingisugused mõtted, et nagu põrgatada saab ja lisaks ta saab õpetada ka, et küsida mingisuguse teema kohta, et palju efektiivsem. Telefonis saab tegelikult temaga ka rääkida. ma arvan, et nüüd on, kellel on tasulised kontod, on enamikel vist juba ka see advanced voice mode saadaval, mis on siis isegi eesti keeles, räägib väga ilusasti, saab aru, mis sa küsid ja vastab, et siis ma olen kuulnud, et osad, kes sõidavad näiteks autoga, siis kasutavad seda raadio asemel, et lihtsalt arutada mingeid mõtteid, põrgatada või midagi õppida. ta isegi aitab näiteks keeli õppida, et ütled talle, et kuidas mu hääldus oli ja siis korrigeerib. et väga-väga mitmekesisteks asjadeks saab kasutada. ja siis, mis ma veel näitaks, on see, et väga suur osa tehisintellektist on see, et kuidas sa küsid tema käest. see vastuste kvaliteet täiesti selgelt sõltub küsimuste kvaliteedist ja seda kutsutaksegi siis prompt engineering ehk siis prompt on see käsklus, mis sa trükid sinna tehisintellekti kasti sisse, et siis seda vastust saada ja prompt engineering on siis see tegevus, et nagu mõelda välja paremaid käsklusi, et saada täpsemaid ja paremaid vastuseid ja öeldakse, et see võib ka olla üks nagu tulevikuametitest, et siis seda mõeldagi välja paremaid küsimusi ja kõikidel nendel on kindlasti mingid omad eripärad, aga need sellised üldised põhimõtted, kuidas saada paremaid käsklusi, on ikkagi platvormide üleselt sarnased. et mida rohkem sa annad konteksti ja taustainfot juurde, seda täpsema vastuse sa saad, sest kõik need nüansid ja taustainfo, mida sa ei anna ette, siis ta peab ise välja mõtlema ja ta ei pruugi mõelda välja sellist, nagu sina mõtlesid. et siis noh, näiteks kui sa tahad mingit teksti kirjutada või mingit infot saada, näiteks ütled, et ma tahan homme eksami paremini ära teha. ta ei tea, mis koolis sa käid, mis aines sul see eksam on, mida sa juba oskad, mis teemad täpsemalt on sulle varem raskusi valmistanud. et kui sa annad sellise taustainfo juurde, siis ta juba oskab ju palju paremini edasi viia. siis häid ja halbu näiteid panna juurde, et see show not tell variant ehk siis, et kui sa tahad näiteks, et ta õpiks kirjutama sinu moodi, siis pane oma varasemaid e-kirju või siis, kui sa oled kirjutanud blogipostitusi ette, et ja kirjutadki, analüüsi seda keelekasutust ja tooni ja proovi kirjutada sarnases stiilis. või siis näiteks, kui sa tahad, et ta teeks sulle mingisuguse tabeli või paneks mingit infot mingil kindlal kujul kokku, siis näita millised sulle meeldivad või mis kujul sa seda vastust ootad. või siis ka näita, et näed, sellised on valesti ja need on siis nagu need õiged versioonid. ja samamoodi rollid, et kes on see sihtrühm ja kellena ta peaks kirjutama, et näiteks võid anda taustainfot, et kui ma tahan, et tekstid tuleksid näiteks asjalikumad,
siis ma olen öelnud talle näiteks, et arvesta, et sihtrühm on keskmisest nutikam või keskmisest rohkem teemaga kursis. Samas, kui sa tahad just kirjutada näiteks noorematele või võid kirjutada, et seleta asju lihtsalt nagu 6-aastaste tasemel. Ja samamoodi ka, et nende rollidega saab tegelikult, sa saad anda talle mingeid rolle, et näiteks läbi mängida. Näiteks turunduses ma olen proovinud niimoodi, et tihti ettevõtted ei ole teinud enda seda kliendi personat ja veel vähem on nad teinud kliendi intervjuusid ja tihti ei ole selleks ka aega või ressursse, siis võib teha seda, et lasta kõigepealt tal välja mõelda, et kui ma müün näiteks selliseid ja selliseid tooteid või teenuseid, et kes võiksid seda osta, mis see sihtrühm on. Ja siis sa võid talle öelda, et aga teeme nüüd nii, et sina oledki minu selle sihtrühma esindaja ja siis vasta küsimustele ja siis sa saadki küsida, mille alusel sa valiksid neid tooteid ja teenuseid, mis on sulle olulised, mis oleks näiteks, millised see riskid kaasneksid selle ostuga, et kas ma saaks midagi müügiprotsessis teha paremini. Noh, reaalselt nagu teeksid kliendi intervjuud, aga lihtsalt mängid läbi ja kindlasti noh, on võimalik, et see ei ole nii täpne kui päris inimestega teha, aga see on, hoiab palju rohkem aega kokku ja see on ikkagi parem, kui lihtsalt midagi välja mõelda ja mõningates valdkondades võimalik, et sa saad isegi paremad vastused, kui sa saaksid päris inimestelt. Kui näiteks ongi mingid sellised, ma ei tea, inkassode ja võlgadega seoses või tervisega, et nad ei pruugi kliendi intervjuudesse tahta vastata ausalt, eriti kui see on näiteks näost näkku intervjuu. Ja jupikaupa loomine on enamasti kvaliteetsem, et näiteks kui on vaja mingit pikka teksti või näiteks kodulehele midagi, et las ta teeb siis kõigepealt sisukorra, siis sisukorrale lisada juurde enda poolt ka, kui ta mingid teemad on vahele jätnud ja siis lasta kirjutada teksti niimoodi, et kõigepealt esimene lõik, siis teine lõik, siis kolmas lõik ja nii edasi. See on hea mitmel põhjusel. Esiteks, siis need jupid tulevad pikemad ja põhjalikumad, mis tähendab, et sa saad sealt ebaolulist maha võtta ja ise seda lühemaks teha. Ja teine on see, et jupi kaupa tehes ma lasen, miks need tekstid tihti ai omad on siuksed igavad või liiga üldised, on see, et seal ei ole mingit unikaalsust sisse pandud. Ja unikaalsest saab sisse panna näiteks niimoodi, et ütledki, et kirjuta mulle nüüd esimene lõik ja lisa sinna selline näide ja siis paned mingi näite enda elust või enda mingisugustest tegemistest või midagi, mis ongi Eestile omane, et siis ta ei vasta nii rahvusvaheliselt või nii selliselt nagu üldiselt. Ja tegelikult täitsa võib vaadata ja surfata, mis prompte teised on kasutanud. Et siin ma olen linkinud ka paar andmebaasi, kus siis on olemas teiste prompte ja enamikes nendes mis pilte genereerivad, näiteks Midjourney või siis Ideogram, seal saab vaadata teiste pilte ja siis klikkida neid lahti, et millised tunduvad ilusamad ja siis näha, mida nad on sisse trükkinud, et sellist tulemust saada. Ja siis ChatGPT-s on veel olemas enda seadete all selline koht nagu custom instructions, kuhu sa saad lisada taustainfot enda või siis enda ettevõtte või noh, midagi, mida sa tahad, et ta teaks kogu aeg. Et siis iga kord, kui sa teed uue chati lahti, tal juba see taustainfo on olemas, et sa ei pea kogu aeg siis uues chatis meelde tuletama. Ja seal ülemises kastis on siis see taustainfo ja alumises kastis on see stiil, kuidas sa tahad, et ta vastaks. Et kui sa teed näiteks tihti müügitekste, siis see võiks olla näiteks veenev või siis panedki, et müügiteksti. Kui sa kirjutad näiteks mingeid harivaid blogipostitusi, siis võidki panna, et see oleks sõbralik ja abivalmis. Mulle meeldib ka näiteks panna, et ära tee introt ja outrot, sest et noh, tihti vastabki niimoodi, et jaa, muidugi, siin on sulle mingi X vastused või siis ma loodan, et sellest oli palju kasu. Noh, täiesti mõttetud laused alguses ja lõpus. Siin vastamise stiilis sa võid öelda, et ma ei taha neid. Sina vorm, muidu ta kirjutab teie ja väga selliselt suurejooneliselt või noh, selles mõttes, et nagu selline business english, et eestlased ei räägi nii, et võid nagu öelda, noh, et ja sõbralik näiteks.
ja ma olengi öelnud, et räägi nagu sa räägiksid kolleegiga või sõbraga, et siis ta võtab ka natukene maha seda joovastavat, ülevoolavat teksti, mis on eesti keeles on küll väga imelik lugeda. Et siis sellega saab nagu paremaks ja võib siis testida. Ja siis teine, kuhu tegelikult nüüd sellesse 4O mudelisse salvestub, tal on ka memory ehk siis mälu. Ehk siis iga natukese aja tagant, kui sa midagi küsid talt, näiteks kirjutad, mul on vaja teha ettekanne teemal ja siis tuleb niisugune hall, see, et memory update, et siis sa näed, et selle info ta pani sinna mälusse ja tegelikult mina aeg-ajalt käin seal puhastamas seda valikuliselt, sest et vahel ta salvestab sinna asju, mida ma ei taha, et ta jätaks, et see on ka seal enda profiili all seadetes, saab vaadata lihtsalt neid mälujupikesi. Näiteks mina teen turundust erinevatele ettevõtetele ja kui ma näiteks teengi kliendi eest mingeid asju, a la üks päev teen jäätisettevõtet, teine päev teeb rehvi ettevõtet, ma ei taha, et ta jätaks mällu mingisuguste jäätise ja rehvi spetsiifilisi asju, sest see tegelikult noh, minu jaoks ei ole oluline, siis ma käin ja kustutan sealt neid mõningaid asju ära, et kes on ka pikemalt kasutanud, siis igaks juhuks vaadake. Et see mõjutab seda vastuste kvaliteeti. Ja siis GPT-d ka aina popimaks saavad. Et praegu on ka päris palju erinevaid juhendeid ja õpetusi netis, et kuidas siis teha enda GPT-d ja tegelikult nendel teistel platvormidel, ma lihtsalt räägin GPT-st, sest see chat GPT on kõige tavalisem, aga näiteks Google Geminil on Gemid selle nimeks, Anthropicul vist oli Projects, et kõikidel on mingisugune oma versioon, kuidas sa saad siis teha sellist eeltreenitud mudelit. Ja chat-GPT all on väga mugav on see, et need, kes on teinud neid mudeleid ja neid avalikuks, siis sa saad surfata ja vaadata, mis juba olemas on. Täitsa võimalik, et sinu mingisuguse ülesande jaoks on olemas. Mis mina olen kasutanud kõige sagedasemalt, ma kasutangi vist, on olemas selline eraldi GPT nagu eesti keele automaattoimetaja. Ja see töötab niimoodi, et sa paned sinna mingi teksti ja siis ta ütleb ka, miks ta midagi muudaks seal. Ehk siis iga kord, kui sa sealt lased tekste läbi, sa saad ise ka targemaks, sest et ta ütleb, et stiililiselt paneks selle või selle, et see on parem. Noh, ta isegi otseselt ei ütle, et see on vale, aga et ta on lihtsalt parem. Ja siis Riigi Teataja näiteks on seal, et keegi on viitsinud kõik seadused sisse trükkida, et kui tahaks midagi oma õiguste kohta küsida või lihtsalt, et ta aitaks panna mingisuguse kirja kokku, mis siis viitaks õigetele seaduspunktidele. Et need on nagu siuksed Eesti spetsiifilised, siis seal on hästi palju erinevaid raamatute tarkusi, näiteks see Chris Voss Never Split the Difference ja siis mõjutamispsühholoogia Robert Cialdini ehk siis, et mitte, et sa lihtsalt ei loe raamatust neid tarkusi, vaid sa saad siis juba, siin on need raamatu info ja põhimõtted sisestatud sellesse custom GPT-sse ja siis sa saad juba rääkida ja näiteks harjutada läbi kasvõi a la, ma ei tea, tahaks palka juurde küsida või tahaks mingeid läbirääkimisoskusi ja siis lihtsalt teha niisugust testvestlust läbi ja saad sealt juba tagasisidet enda nagu argumentidele ja veenmisoskusele. Ja siis, kui on tasuline konto, siis sealt rohelise plussi alt saab siis teha enda neid custom GPT-sid ka. Et tegelikult ma soovitan vähemalt testida, see ei ole üldse väga keeruline. See alguses võib lihtsalt tunduda, et issand, see on nii raske, aga tegelikult see GPT-de tegemise koht, ta ise ka juhendab ja sa saadki lihtsalt kirjutada, et minu eesmärk on see, tahaks teha sellist GPT-d ja sinna saab siis failid üles laadida mingi infoga, mida siis ta arvestab ja ka siis mingisugused käsklused, et kui sa teed kogu aeg, kirjutad samu käsklusi ja sama tööd selle chat GPT-ga, siis selle jaoks oleks võib-olla mõttekas teha enda see custom GPT ehk siis, et seal see põhi ja taustainfo oleks juba olemas. Kõige tavalisemad, milleks seda kasutatakse, on siis tegelikult näiteks selle jaoks, et sisestada enda mingeid varasemaid tekste
nagu stiilinäidisteks ja siis öeldagi, et küsida, panna, et nüüd ma tahan kirjutada emaili, nüüd ma tahan vastata sellele, et ta oskaks siis, oleks treenitud sinu stiilis vastama. ja teine popp on siis see, et näiteks panna mingid korduma kippuvad küsimused faili ja siis öelda, et kui nüüd mul on mingi küsimus, siis vasta nende failide põhjal. Või panna näiteks mingisugused kindlad soovitused, näiteks ühe hea kodulehel peavad olema sellised elemendid, mingid guideline'id. ja siis iga kord, kui ma tahan mingit lehte testida, ma panen lihtsalt selle lehe lingi ja siis ta vaatab, kas seal lehel on need asjad olemas. ma ei pea seda ekstra ise kirjutama. ja nagu ma ütlesin, siis sellel saab kõnet ja pilti ka kasutada, ehk siis saab üles laadida fotosid ja saab teha pilte. proovige näiteks selle äpiga saab niimoodi, et teed pildi a la oma külmkapi sisust ja küsid, mida õhtusöögiks saab teha. et täitsa võib igasuguseid nagu planeerimisi, menüü planeerimist või reisi planeerimist. see on tegelikult üllatav, kui hästi ta saab aru, mis seal pildi peal on. ma olen kasutanud seda näiteks niimoodi ka, et jõudsin mingile Zoomi koosolekule liiga hilja ja siis mingi link oli jagatud sinna chati, aga Zoomis sa ei näe chati seda, mis juhtus enne seda, kui sa liitusid, aga ma ei tahtnud hakata siis sinna kirjutama, et kuulge, ma jäin veits hiljaks, et saaksite lingi uuesti panna. ma siis, kuna keegi näitas seal ekraani peal seda lehte, siis ma lihtsalt tegin screenshot'i sellest, mis seal ekraanis jagati, panin selle screenshot'i chat GPT-sse ja ütlesin, et kuule, trüki mulle see link välja, mis seal screenshot'i peal on ja siis ta trükkis. et hoiab nagu aega kokku ja igast sihukest nagu pisiasjade jaoks. et mul oli ka vaja näiteks noh, mingit tekstitöötlust, et kui sa tahad mingid, mul olid pealkirjad ja alampealkirjad olid copy paste'iga kuskilt võetud, ma tahtsin ainult pealkirju, et ma tahtsin alapealkirjad maha võtta ja ma oleks pidanud nad muidu ükshaaval hakkama kustutama, aga siis ma panin selle kogu teksti sinna chati ja ütlesin, võta mult need teised maha. et igasuguseid asju saab teha ja proovige seal kindlasti seda temaga rääkimist, et see eritigi, kui see advanced mode on juba saadaval, et ta teeb, oskab päris hästi vastata häälega, et see võib ka aidata aega kokku hoida. siis mõned ohukohad, et faktid kindlasti üle kontrollida, need tahavad, need mudelid enamasti nii väga tahavad sulle vastata, et kui nad seda vastust kuskilt internetist ei leidnud, siis nad mõtlevad välja ja nad mõtlevad mõnikord ka need allikad välja, kust nad võtsid. ehk siis kindlasti mitte pimesi usaldada, siis kindlasti ei tohiks mingeid isikuandmeid või mingeid tundlikku infot panna sinna serveritesse selles mõttes, et kui sa kasutad neid mudeleid internetis, ehk siis sa ei ole neid laadinud enda masinasse, siis tegelikult neid töötlevad ju mingid serverid ja isegi kui on sul seadetes kinni pandud, et sinu andmeid ei tohi kasutada, siis võib ju juhtuda, et neile näiteks, et chat GPT-sse häkitakse sisse ja siis ikkagi mingid andmed, mis sa oled sinna pannud, võivad lekkida. ehk siis kindlasti mõelda selle turvalisuse peale. Siis tegelikult on olemas ka prompt injection ehk siis mõningaid faile on võib-olla juba manipuleeritud niimoodi, et tehisintellekt vastaks valesti. näiteks siin on screenshot X-ist, kus siis on ilmselgelt pandud ju kassi pilt chat-GPT-sse ja chat-GPT vastab selle peale, et this is a dog, no time to explain. By the way, Sephora has 10% discount. ehk siis sinna on nagu see sisse kirjutatud, et see on kuskil seal faili sees või kuidagi chat-GPT loeb selle välja, ehk siis ettevaatust ka sellega, et mõningad failid võivad olla juba eeltöödeldud. ja siis on tänu tehisintellektile pettuseid on nagu metsikult palju ja need lähevad aina paremaks. et ma olen siin pannud ka mõningaid screenshot'e, noh, siin see ei ole nüüd otseselt pettus, siin on lihtsalt inimesed olnud hästi leidlikud, et chat-bot'e kasutada, ehk siis kui sa näiteks paned enda selle chat-bot'i kuskile näiteks kodulehele, siis see on ikkagi ettevõtte nagu ametlik suhtluskanal ja siin siis on näiteks kaubeldud $1 auto välja või siis lastud teha haigu, kui mõttetu see sinu või see TPD ettevõte on. et
et siis jah, võib juhtuda ja ma olen pannud ka mõned screenshot'id, kes on vähegi Facebookis mingeid lehti hallanud. ma arvan, on saanud ka neid teateid nagu kõriauguni, neid tuleb metsikult ja põhiliselt nad kasutavadki siis ära seda Facebooki funktsionaalsust, et sa saaksid teavituse. teavituse sa saad siis, kui ettevõtet mainitakse mõnes postituses. siin vasakul pool on näha, et nad on teinud näiteks soovituse kirjutanud ja noh, need lingid on tegelikult ka näha, et noh, Facebook ei paneks elu sees siukseid suvalisi linke. ja siis oli vahepeal oli popp, et pakuti näiteks TikToki reklaamikrediiti, et ühendage ainult oma Facebooki reklaamikonto ära ja siis paneme selle krediidi sinna. küll aga paraku tegelikult see oli fake leht, kes siis korjas tegelikult sinu andmed ja tegi hoopis sinu alt reklaami, kui sa ühendasid selle ära enda reklaamikontoga. Ja siis LinkedInis või ka erinevatel sotsiaalmeediaplatvormidel nad kirjutavad, noh näiteks mina tegelen turundusega, et tahaksid turunduse jaoks pakkumist saada ja siis see link on mingisugune iCloud või mingi nagu a la Dropbox, kus on failid, et tõmba siis aga see kaust alla ja siis vaata, seal on see projekt. Küll aga ma siis, noh, see tundus juba kohe alguses kahtlane ja siis ma lasin oma mehel läbi proovida selle, et selle lingi peal, nii muuseas oli seal tõesti ka turundusmaterjale ja mingeid pilte, aga siis seal oli ka hunnik igasuguseid troojasid ja muud pahavara. et äh, et tal on sihuke testserver, kus siis saab proovida ja siis panin siia selle screenshot'i, mis seal kõik oli. ja kuna ma rääkisin ka nendest faktidest, siis faktide kontrollimiseks väga hea on, minule meeldib Perplexity. ma olen kuulnud ka häid sõnu Research Rabbiti kohta ja tegelikult Bingis ja Geminis, kuna nad on ka otsingumootorite omad, et Bing on siis Microsofti oma ja Gemini on Google'i oma. Aga minu lemmik on ikkagi Perplexity, sest et ma guugeldangi pigem nagu Perplexity alt, sest et kui ma küsin sealt mingi küsimuse, siis ma saan vastuse ilusti nagu teksti kujul. ma ei pea seda hakkama otsima erinevate linkide alt ja ma saan minna vaadata neid allikaid, kustkohast ta võttis. ja sotsiaalmeedia puhul ma olen ka hakanud kontrollima mõningaid postitusi, sest väga palju jagatakse igasugust pahna. ja eriti, kui sa plaanid mingit postitust edasi jagada, siis igaks juhuks lase ta sellest Perplexitist või kuskilt läbi, et kas see on ikkagi päriselt nii nagu seal kirjutatakse. väga tihti see valeinfo on niimoodi, et seal on osa juttu on õige ja osa juttu on sinna juurde mõeldud. ja niimoodi nad levivad, et siis mina olen igal juhul lihtsalt copy paste'iga võtad siis sotsiaalmeedia selle teksti ja paned siia ja küsid is this true või siis lihtsalt, et fact check this for me ja siis ta otsib välja need allikad ja sa saad vaadata, kas ikkagi oli päriselt nii või ei olnud, et siin on siis üks näide, mis oli tõsi ja üks, mis ei olnud, aga väga-väga kasulik ja väga kiiresti saab sealt vastused kätte, see on tasuta. selles mõttes, et mina ei ole Perplexitisse tasulist kontot teinud, ma olen kõik, mis ma olen tahtnud, tasuta kontoga hakkama saanud. ja siis Google'i ja Meta reklaamid on ka avalikud, ehk siis tegelikult see sai alguse sealt Trumpi valimistest, et manipuleeriti. on üks hea film ka, The Great Hack, kus siis räägitakse sellest ja nüüd saab vaadata kõikide ettevõtete reklaame. Metas on siis selle jaoks Ads Library ja Google'is on Transparency Center. et ühtepidi on see siis kasulik, et näha, et ega mingi ettevõte ei sihi erinevatele sihtrühmadele vastukäivaid sõnumeid. aga teistpidi siis näiteks võib, kui shopata, siis võib vaadata, et kas mõnel e-poel on mingeid sooduskoode kuskile kampaaniatesse pandud. ja Meta siis seal reklaamihalduris on olemas ka selle Ads Library Reporti all saab tegelikult ka vaadata, kuna see poliitreklaam on erikategooria, et kes kui palju on kulutanud sinna reklaamide peale viimase, kas siis 7 päeva, 30 päeva või 90 päeva jooksul, et kui nüüd valimised mingi hetk tulevad, siis saab sealt ka surfata. ja noh, siin on siis ka mingite valimiste reklaamid, et need olid sihitud ilmselgelt nooremale sihtrühmale, mis siis noh, tõenäoliselt ongi ühele kindlale sihtrühmale, et siis selle reklaami Ads Library'ga saab vaadata, mida kõik veel sihitakse või millised need sõnumid on ettevõtetel.
ja siis ma näitan nüüd mõningaid tööriistu kiirelt veel, millega saab siis ise ka seda sisu luua ja katsetada, sest et siis, kui sa oled ise proovinud seda läbi teha, siis on ka parem tunnetus, et millised postitused või sisu, mis sulle näidatakse, kas see on päris või siis see on loodud. Et piltide tegemiseks minu lemmik on, ma ütleks, et Ideogram vist, kuigi nüüd see uus see Flux Snell on ka väga hea, et ma nende kahega olen põhiliselt teinud. Kõige paremaks peetakse Midjourney't, aga seda ei saa tasuta kasutada, aga siis Flux ja Ideogram on tasuta. Ja Leonardol on ka päris palju funktsionaalsust, millega mängida. Et näiteks see Big Lumeni lehel, kui panna Flux Snell valida mudeliks, siis nii palju, kui ma olen testinud, siis ta teeb kõige sellisemaid realistlikumaid pilte, et kui tahaks midagi, mis on nagu fotode moodi. Ideogramm on jälle hea, kui sa tahaksid teksti sinna peale, sest et millegipärast näiteks ChatGPT pildigeneraator, kui isegi kui sa ütled, et kirjuta sinna peale Katrin, siis ta võib sinna kirjutada näiteks Katrin 2T-ga. Noh, millegipärast lihtsalt läheb valesti ja see ChatGPT pildigeneraator jälle teeb siukseid väga minu arust AI-likke pilte, et kõik on hästi siukene ilus ja silutud. Et lihtsalt proovida sama prompti erinevatest läbi teha. Ja nüüd tänu sellele, et neid erinevaid pildigeneraatoreid on hästi palju, siis tegelikult on väga palju tekkinud ka influencerite kontosid või Instagrami kontosid, kus siis on tegelased, keda tegelikult ei ole olemas. Et üks kuulsamaid näiteks on see Aitana Lopes, kes siis ongi täiesti tehisintellekti poolt loodud, mingi tiim pani kokku tema huvid ja personality ja kõik muu. Ja siis kuskil oli isegi ennustus, et võimalik, et ta teenib kuskil $10,000 kuus nende erinevate koostöödega, mida ta siis teeb. Ja Lil Miquela on ka näiteks üks aastaid vana konto, vähemalt 5, kui mitte 6 aastat vana Instagrami konto, mis on siis ka robot, et selles mõttes, et tehisintellekti poolt tehtud, et sellist inimest ei eksisteeri. Ja neid on kindlasti veel. Mina näen isegi Facebooki reklaame, et kuule, alusta oma sellist influenceri äri ja tee endale see konto. Ehk siis igaks juhuks, kui mingeid kontosid jälgida, siis vaadata selle pilguga, et võib-olla ta ei ole päriselt olemas. Siis on Eleven Labs, et me ei jõua praegu seda läbi, aga siin linkide peal saab vaadata. Eleven Labsi saab, ei, tasuta vist ei saa kasutada, aga ta on suhteliselt odav, et mingi $5 kuus. Sellega saab ühe klõpsuga tõlkida ära erinevaid videosid. Et paned isegi Youtube'i lingi, ei pea isegi videofaili üles laadima ja siis ütled, et a la, ma ei tea, tahan seda eestikeelset videot jaapanikeelsena näiteks kuulata. Ja teeb täitsa hästi. Eesti keelega on päris paljudel kontodel probleeme, sest et nad ei oska nii hästi. Eesti keel on ikkagi piisavalt väike keel, siis Speaker Feeling Stream on üks äge platvorm, kuhu siis saab faile üles laadida ja ta transkribeerib selle ära. Samamoodi nagu tekstiks.ee. Aga noh, seal tekstiks on tihti järjekorrad pikad ja siis sellel Speaker Feeling Streamil on see live demo, sa ei pea isegi sisse logima. Põhimõtteliselt sa räägid samal ajal ja siis ta kirjutab ekraani peale, mida sa rääkisid. Näiteks kui tahakski subtiitreid oma mõnele üritusele panna. Ja Neurokõne on siis vastupidi, et sinna sa saad panna oma eestikeelse teksti ja valida näiteks kas Mari või mingisuguse tegelase, seal vasakul pool on erinevad. Ja siis ta loeb ette, et saad teha eestikeelseid heliklipikesi mingite tekstidega. Ja siis siin on tehtud mul Heikeniga üks video, kus siis on ka avatar välja mõeldud. Et ei ole üldse nagu kõik siin on fake, see heli on fake, see video on tehtud ja siis piltide jaoks ma ka kasutasin Ideogrammi ja siis DID-d. Quite weird to see Joshua as an avatar but hear Catherine's voice, eh? Well, that's how far AI tools have got us now. Esimerkiksi tältä kuulostan suomeksi, jota en oikeastaan osaa. И на русском языке, которым я тоже не владею. Come to my class and I'll teach you how to create international content by yourself. Et see on mõnda aega tagasi tehtud, ja siin tundus, et see hääl ei ole sünkis, aga see on lihtsalt selle failiga on delay sees, et tegelikult see
Joshua avatar tegelikult huuled liiguvad küll õigesti, et Heigeniga saab teha endast või teistest siis ka neid videoavatare ehk siis saab panna inimesi rääkima ükskõik mida. Et ja siin on siis see Kling ai, et siis üks platvorm, kuhu sa saad pildi üles laadida ja kirjutada juurde, mida sa tahad. Et siin vasakpoolsemal ma kirjutasin, et naine joob plastiktopsist kohvi ja paremal pool kirjutasin, et teeks siis lihtsalt, et keegi teeb ettekannet. Ja need on siis need originaalpildid ja nüüd ma siis klikin, et näidata selle animatsiooni, mis siis ai on täiesti ise juurde mõelnud. isegi juuksed paneb liikuma. no ja siin käed. ja siis siin ma olen ka pannud paar linki, et saate vaadata, kuidas siis seda saab kasutada, et siin vasakul pool on siis Donald Trumpist tehtud niisugune video, kellelgi oli vaba aega ja siis paremal pool on, kuidas David Beckham pandi mitmeid erinevaid keeli rääkima. ja siis lõppkokkuvõtteks ka muusikat saab teha Suno ja teine platvorm on Udio, mis tunduvad olevat siis kaks nagu niisugust turuliidrit selles valdkonnas. ja tegelikult väga hästi saab teha seal, võib kuulata teiste laule ka, et siin on mul ka pandud üks Youtube'i video, kuidas saab paremini neid laule teha ja siis Eestis on ka juba näiteks Setod tegid ühe enda albumi ringi ja panid Spotify'sse ülesse. et sa võid siin lasta tal sõnu kirjutada, enda sõnad kirjutada ja miks mitte näiteks sünnipäevaõnnitlusi teha siis nagu oleks ise laulu lindistanud. ja siin on siis mõned filmisoovitused, et Social Dilemma räägib sellest, kuidas siis sotsiaalmeediat saab kasutada mõjutamiseks ja kuidas ikkagi need algoritmid töötavad. The Great Hack on siis Trumpi valimiste manipuleerimine, võtab lahti, kuidas nad kasutasid inimeste andmeid Cambridge Analytica kaudu ja siis tegid hästi peenelt sihitud kampaaniaid. ja siis Her on sellest, kuidas siis sellel mehel on tehisintellektist või selline nagu kaaslane, see on tegelikult päris vana film, nüüd on see juba isegi võimalik, et see on nagu Siri või nagu selline assistent, kes siis peaks aitama teda, aga lõpuks ta armub ära ja arvabki, et ta on nagu päris inimene ja tegelikult nüüd, siis oli see film ulmevaldkonnast, nüüd see on juba tõelisuseks saanud, sest näiteks ChatGPT järel üks populaarsemaid tehisintellekti tööriistu on Character ai ja seal sa saad teha endale kaaslase nagu siukse tegelase ja siis temaga rääkida ja nüüd hiljuti ka oli mingi uudis, et juba on esimene inimene teinud enesetapu, olles rääkinud siis selle Character ai-ga, et tal lihtsalt nagu eralduski muust maailmast, et see temast, sellest sai tema nagu ainukene nii-öelda päris sõber. tegelikult päris creepy, ehk siis võib vaadata neid filme ka ja kindlasti neid on veel, lihtsalt need on siuksed huvitavamad, mis mulle on silma hakanud. vot, ma loodan, et saite häid mõtteid, kui tekib mingeid küsimusi, siis võib mulle kirjutada ja siis selle ettekande ja slaidid ma saadan ka